No tšau, uus vlog. Sõidan mina praegu kaubamajaka poole. Sest et siin eelmises, ma ei tea, mis vlogis oli see, et ma tellisin Notinost selle odava ja väikese puudri. Keegi teist ka jällegi veel ütles, et nii lahe ja küsis, et mis mul peal on. Ja see oli see Catrice'i odav puuder. Sellepärast, et ma tellisin selle Notinost ja see jõudis karbis nagu tühi. Et ei olnud katki midagi, lihtsalt tühi oli karp. Ja nüüd ma ühesõnaga, siis ma pidin sinna pilte saatma, mida iganes, tagasi, kas ma tahan raha tagasi või ma tahan uut toodet. Ja siis mõtlesin, ma tahan uut toodet ja siis tuli kiri, et toode on laost otsas. Ühesõnaga. Ja siis lihtsalt ma tegin seda, et okei, no ma ei tea, raha ei ole tagasi tulnud, aga siis ma avastasin, et see on Tuglase netipoes, küll aga mitte vist siin meie poes. Ja siis ma lihtsalt esimest korda elus tegin sellise tellimuse netipoest. Tavaliselt ma teen ikka, et tuleks täis see tasuta saatmine, aga siis tuligi välja, et saab tellida siia nagu Tuglase poodi tasuta nii või naa. Ja siis ma tellisingi lihtsalt selle puudri ja tegelikult võtsin ühe väikse. Ma olen tahtnud tükk aega nagu sükest elerohelist või mererohelist sükest sädelust. Ja Catrice'il oli mingi hästi soodne, nagu mingi paar eurot. Ja selle tellisin ka. Ja nüüd ma lähen toon need ära sealt ja siis lõpuks ometi saan hakata kasutama jälle, sest et mul oli nii otsas ja nüüd tuleb lihtsalt vaadata, et kas see raha sealt ikkagi tagasi jõuab, sellepärast, et see maksab mingi 5 eurot umbes on ja ma kardan kõige rohkem seda, et ma nagu unustan jälgida, et see tagasi tuleb, sest see ei ole nagu, kui oleks siuke nagu suurem summa, siis nagu kogu aeg oleks meeles ja nii, aga 5 eurot on piisavalt suur summa, et seda mitte maha visata, eks ju. Aga ühesõnaga jah, et ma lähen toon ära need puudrid ja asjad ja siis mul on paar sõitu veel ja siis tegelikult ongi mul ees kodukontori päevad ja ma ei teagi, mis selles vlogis saama hakkab. Et kui ma selle välja mõtlen, siis räägime uuesti. No nii, pakk käes, üli hea, 2 väga head uudist. Esiteks see, et Tuglase poodi saab kõike, mida neil sees ei ole, tellida tasuta sealt netipoest on ja teiseks sellega tuli kaasa veel 15% sooduskupong ja siis me ostsime ammuga 2 peale selle kontuurimispulga. Ma olen tegelikult ammu tahtnud seda. Ja netipoes oli ainult 1 toon sooduses, aga siin oli kõikidel toonidel soodaks. Selles mõttes jumala lahe. Ja teine hea uudis on see, et ei olegi ideaalkosmeetika asemel see kommipood. Ideaalkosmeetika on ilusti alles, see on väga hea, sest mulle meeldivad need Physicians Formula asjad ja neid müüakse seal ja mul on nii hea meel, et see pood on alles. Kahjuks üks väike ilus kullapood kadus ära hoopis ja selle asemel on kommipood. Nii, aga et siis lõpuks ometi ma sain oma selle lemmiku puudri. See on reaalselt väga vähesed tooted ma elus olen täiesti ära kasutanud ja see on üks neist. See on nii hea ja nii soodne ja siis see lauvärv, mis ma tellisin, on selline. Mis firma see on? Sama firma, aga üli ilus. Kusjuures nii soodne ja nii kvaliteetne karp, kui just ilukarbis oli see mingi kalli firma põsepuna nii odavas karbis, siis Catrice'il on nagu ja see on selline toon siis. Kevadeks, ma arvan, nii nunnu. Ja muidugi, mis tore on Tuglases, et lõhnatestrid saime ka jälle. Üks on meeste oma ja teine on Kylie Jenner Cosmic. Cosmic 2.0. Anna ühe mulle. Tahad meeste oma või naiste oma? Naiste. No, ilmselgelt. No tegelikult oleneb. Ja poes nuusutasin uuesti Sol de Janeiro seda OG lõhna, ei mitte 40, vaid seda oma lõhna, mis on see vanaisa lemmik oli ja see vaata. 32. 62, jah.
et ma kunagi nuusutasin seda parfüümi ja mulle tundus, et see ei ole nii hea kui see sprei, aga praegu ma nuusutasin ja see oli ikkagi nii hea. Aga kahjuks see maksis mingi peaaegu 80 €, nii et nii, vaatame, mis siin on. Pirn, roosa pipar, vanilje, orhidee, lavendel, ämber, sandalwood, natuke mingit roosi. See on nii hea. Panen kõik need asjad siia ühte karpi kokku. Issand, kui hea lõht nuusuta. Ilus pudel sellel veel päriselt on, kui terve see lõhnast. Aga nüüd meil on kiireks, sest meil on vaja üks laps korjata ühest kohast peale ja teine teisest. Ja siis me saame minna koju puhkama. Aga ok, tšau praegu. No tšau! Meie jälle liikvel. Me käisime praegu Selverist või Smartpostist ära toomas ühtesid värve. Ma tellisin sealt sellest võõp.ee neid kriidivärve, mis ma varem olen ka tellinud, ma ei tea, kes mäletab, ma värvisin all mingid liistud ja ma ei tea, uksed ja asjad selle nagu rohelise kriidivärviga üle, sest ta on nagu siuke hea värv, et ta ei vaja nagu palju sellist pinnatöötlust enne. Ja praegu mul on selline asi, et meil on üleval tubades vanad tapeedid, küll aga on see, et lõplikult on vaja need, kapitaalremondi käigus need seinad tegelikult lahti võtta üks hetk, ja selle tõttu ma ei viitsi hakata nagu rämedalt investeerima sinna, valima mingeid tapeete ja asju, vaeva väga palju nägema, sest et ma tahaks, et vahepealne aeg, sest see võib aega võtta paar aastat enne, et see vahepealne aeg oleks ka nagu need seinad normaalsed, mis tähendab seda, et ma nüüd ostsin seda kriidivärvi prooviks ja ma tahan katsetada sellist asja, et kas sellega on võimalik üle värvida tapeeti. Ehk et ma võtan ja ühes toas ühe seina värvin ära sellega ja siis vaatame, kas seal tekib mingi reaktsioon või ei teki. Ja kui ei teki, siis me saame selle kriidivärviga kõik seinad üle tõmmata lastetubades ka. Siis teist tooni vajadusel tellida, kui vajan. Praegu ma tellisin lihtsalt sükest heledat. Et jah, põnev, eks ma näitan ka teile, kui ma seda tegema hakkan. Ma ei tea, millal ma jõuan seda tegema hakata. Mul on vaja kõigepealt seal seina, ühesõnaga toad, tõmmad seina äärest asjad ära. Ja siis saame edasi vaadata. Siit on hea pärast välja minna. Nii et, aga selline põnev projekt meil käsil on. Ja hoidke... Võib-olla teist keegi juba oskab enne mulle öelda, kas see asi hakkab toimima või ei hakka. Aga ma väga loodan, et see toimib. Ja see oleks hästi mõnus lihtne lahendus. Vaadake autosid ka. Okei. No tšau. Kaubamajakas käidud, kõik asjad tehtud. Ostsin uue selle meigi kinnituse, sest et mul üks hakkab otsa saama. Ja ma ei ole seda L'Oreali oma proovisin kuni 36 tundi. Ma ei tea, millal mul peaks vaja minema, et mul on 36 tundi meik peal, üks ja sama järjest. Aga kunagi ei tea. Kunagi ei tea, millal võib vaja minna, igastahes ma ei ole seda katsetanud. Nad on see ideaalkosmeetikas tõstsin. Nad on, siin on teibiga see kinni teibitud, et ilmselt need keegi ei hakkaks laskma tühjaks. Mitte testreid. No testreid seal ei olnud ka sellel minu arust. Võib-olla oli ka, ma ei otsinud. Aga see on nagu selline. Sellise otsaga. Ja siis siin oli üks deodorant nagu siis orgaaniline ja mingi kõik asjad on ja. Siis praegu vaatan, et see on meestele. Aga no vahet ei ole. Ja, ta on jah siukse sidruni ja siukse mingi ürdine või selline. Aga mulle meeldib täitsa, mul on ükskõik ka. Et ma ei pannud poest hääl, et see meeste oli. Vaatan, võib-olla randa tahab, aga võib-olla ei vaata ka. Võib-olla lihtsalt ei anna talle ja kasutan ise. Vaatan, kuidas ta toimib. Ja kui ta ei toimi, siis talle. Lastele see on kleepse.
Nii, aga nüüd lähme koju, sest et ma tahaks äkki jõuda täna proovida seda seina värvida, aga ma ei tea. Eks vaatab, kell on praegu hakkab 2 saama, aga mul on ju see, et nii edasi, 2 edasi läheb allamäge kõik asjad on vaja hommikul vara ära teha, sest et pärast 2 mul on juba pole enam seda sära nii palju, ütleme. Aga jah, igal juhul meie näeme teiega niikuinii siis, kui näeme. Nüüd sau, ärge ehmatage. Ma saan aru, et see pilt ei ole kena praegu. Lihtsalt ma mõtlesin, et ma tulen ütlen teile ära, et sellest ei saanud midagi. Et tapeet üle värvida. Sest et ma hakkasin seda värvima või nagu ette valmistama ja ma sain aru, et see ikkagi tuleb lahti nagu otsest nagu nii palju. Et see värv ei jää igal juhul ilus sinna. Ja siis ma hakkasin seda maha võtma. Tuli välja, et kõik kohad ei tule väga lihtsalt maha. Ja nüüd ma 2 päeva nokin seinte pealt tapeeti maha. Et ma ei teagi, ausalt öeldes nüüd, mis teha, kas minna osta. No sest selle kriidi värviga saaks igast muid asju ka teha, see on suhteliselt kallis, on ja. Et sellega saaks mingit mööblit üle värvida või mida iganes. Ma ostsin nii suure purgi seda. Ma ei tea, igal juhul on nüüd jah see mõttekoht, et kas ma lähen ostan mingit odavamat seinavärvi lihtsalt. Ja värvin need seinad sellega üle, sest ma ei ole kindel, kas mul terve tuba tuleb välja sellest värvist. Aga sinna on veel aega, sest et sealt on kõik veel tapeet maha võtmata. Nii et jah, väljas on mega ilus ilm täna. Tahaks õues olla, aga samas tahaks selle seinaga korda saada, nii et ma jätkan siin seda nühkimist ja eks ma hoian kursis siis, mis ma otsustan. No et sau, ega mul tegelikult suurt midagi pole öelda, lihtsalt nii ilus ilm, et kuidagi mõtlesin, et tuleb tulla ja jäädvustada ja tere öelda. Ma ei tea, mul on juuksed mingi eriti veidrad, ma ei tea, kas siit kasvavad katiste juuste asemel uued. Sellepärast, et ma ei usu, et nad on murdunud, sest et ma ei ole ju eriti üldse nagu kuuma ega midagi kasutanud juuste peal, aga kuidagi veidralt on püsti see tukk, jah. Et helistasin juuksurile, et ma lähen ikkagi lasen heledamad triibud asjad natuke juurde teha, et mul on see hall ja kartulikoorega segi ja siis on suht siuke, ei ole väga tore. Aga üldiselt on jah mul töövari täna väike kaasas, mul tundus, et tal hakkab tulema silmapõletikaga ja me ei julgelt lasteaeda saata ja siis hommikul muidugi selgus viimasel hetkel, et vist ei tule ikka jälle. Et saime oma tööpäeva tehtud, ma tegin täna õuesõppetunde õpilastega. Sest et ma näen, et õpilased on nii väsinud kõik siin vastu kevad, et seal päike paistab klassi sisse läbi akna, siis on nad siuksed unised seal ja neil on raske keskenduda, nii et meil oli tänase peatüki sai täiesti edukalt õues võtta värske õhu käest, nii et kõndisime samal ajal päikese käest staadioni ringe ja saime oma asjad tehtud, nii et väga tore oli. Nüüd ma sõidan korra vanaema juurde, sest et ta on üksi. No ema ei ole praegu kodus. Mitte see 102-aastane vanaema, see, kes on alles üle 90 natuke. Et lähme viime talle pirukaid ja natukene räägime juttu ja heegeldan ta juures natukene aega, sest et ma tegin sellest lõngast värvilisest, millest ma tahan endale kevad suvist mantlit teha. Tegin valmis nii palju kui sai, ma tahtsin teada, palju mul neid tokke üldse vaja läheb kokku.
aga ma ei tea, praegu on ülikahtlane, sest ma mõtlesin, et vaatasin, et mul läheb vist vaja 4-5, aga seal oli, 3 siis või 4 juurde, aga poes nagu ei olnud juurde pandud seda täidetud, mis tähendab, seal oligi ainult 3, nii et nüüd ma ei tea. Aga no ma mõtlesin, et vaatab, kui ei tule välja, siis ma teen lihtsalt need kokkutraageldamised ja asjad teise lõngaga ja varukuotsad ja need asjad, et alt ääred, et võib-olla siis selle võrra nagu ikkagi tuleb välja. Aga jah, ja siis tegelikult ma ei tea, vaatab, kuidas jõuab. Ma tahaks tegelikult minna H&M-i viia ära need riided, mis mul pagasnikus kaasa sõidavad. Aga kuna mul on aega nüüd niimoodi täpselt, et ma pean millalgi poisile minema ja ka lubasin ta linnast võtta peale, kui ma juba sõidus olen, siis jah, vaatame, kuidas ja mida me jõuame. Ja üks asi, mida ma tahaks minna Pepkosse ja osta taldrikuid muusi, sest et see on täiesti hullu maja. Ükskõik, kas ma võtan kodukontori või lihtsalt koduvõtmes, et kõikidest taldrikukomplektidest on 1-2 tükki järgi ja põhimõtteliselt, kui me hommikuti oma sünnipäeva istumisi teeme, siis ei ole võimalik ühesuguseid taldrikuid panna, mis ei ole nagu maailma mastaabis midagi eriti traagilist, aga noh, ma vaatasin, Pepkos oli tõesti ilusad siuksed rohelised kevadised, hästi soodsad ka, nii et siis vaatan, äkki võtan need. Aga jah, praegu muud ei olegi ja näeme jälle siis, kui näeme. No tšau! Tulin just, käisin tööl hommikul. Nüüd mul oli üks lõunane koosolek. Väga lahe asi on toimumas tuleb selline selts, mis toetab Pärnu ja Pärnumaa naisettevõtjaid. Ja siis ma nagu mõttejõuga olen aidanud seda niimoodi siin alustada ja mõelda, et just heegeldan neid oma mantlile, neid lappe jälle. Aga jah, hästi tore koostööpartneriga oli üks koosolek just. Või ühe inimesega, kelle ma alustame koostööd. Eks ma räägin rohkem siis, kui ma rohkem ise tean. See on nii alguses asi, aga üldiselt see mõte on hästi hea nagu, et toetada neid Pärnu ja Pärnumaa naisettevõtjaid nagu. Aga praegu on selline asi, et ma ei saa aru, mul saab mälu täis. Kuidas mul saab mälu täis saada? Ma nii palju videosid kustutan ära. Nüüd ma ei saagi eriti midagi rääkida. Pole ka midagi tegelikult rääkida. Lihtsalt tahtsin öelda, et ootamatult sain juuksure ja et tahaks neid heledaid triipe sisse teha, sest ma ei ole ju nüüd oma juukseid värvinud väga tükk aega. Nüüd mul väga tükk aega on need pikendused maas. Nii et ma tahan lihtsalt heledamaid triipe sisse teha, sest see väljakasv on siuke kartulikoor ja hall segamini, et selles mõttes, et kevad on südames ja kevad tuleb ja tahaks natukene värskendust üle tüki aja. Ja siis eile ostsin uue küünelaki lihtsalt mööda minnes sealt ülejäält Selverist. Tuli siuke punase küünelaki tuju, et lasen juuksed korda teha ja värvin küüned punaseks ja siis on vägev. Aga nüüd ma heegeldan ja selline on siis enne ja eks ma siis näitan, milline on pärast. Ja pärast suure joone, peaks panema video pelgariks, suure joone juukse makeover. Ja siis kui ütleks, et ma juuksuris käisin, keegi saaks arugi. Aga ei, lasin heledamaks natuke teha. Päris alt ikkagi jätsin tumedaks, et kõik juukseid mitte värvida. Juuste tervise seisukohast nii. Aga väga
ma olen väga rahul. Ma olen väga tore oli. Seal Juuksuris ma käin hästi kaua aastaid juba. See on hästi tore seltskond. Selles Rannavilla ilutoas. Siin kolledži juures. Väga soovitan. Hinna kvaliteedi suhe on ka mega. Ja ta natukene lõikas, ütles, et ma olen päris hästi oma köögikääridega juuste lõikamisega hakkama saanud, nagu ma viimati neid lühemaks lõikasin. Natuke käis üle. Ütles, et näha on, et hästi palju uusi juukseid kasvab siit seest. Siukseid samasuguseid nagu see tukk. Ja nii ongi. Ja nüüd ma täna rohkem mina ei tea. Eile tegin hapukapsasuppi. Tuligi meelde praegu. Tubli ema. Tegin nullist sooja toidu. Iga päev ei juhtu sellist asja. Aga proovisin, teen hapukapsasuppi niimoodi, et hapukapsas on ja siis mingi lihatükk, sibul, hästi palju küüslauku ja kruubid või tangud, aga eile tegin kruupidega. Ja siis see, eile panin chillit natuke sisse. Päris virtsikas oli, aga hapukoorega. Ja siis hapukoorega oli päris hea, et lähen koju, söön oma hapukapsasuppi, puhkan, joon oma Schweppesi toonikut. Aga see piirustab praegu hakkab määrima. Need ei ole sama. On küll. Nii, ja siis ma siin oli, vau! Mis on?